Hei, diskirahvas, mina Tarvo, see on Disc Golf Express ning siin on Annikoru Disc Golfi pargist EDG Pro karikasarja 3. etapp. Toimus see 18.05.2025 ja siin ongi meil juba esimene võistleja FPO-st. Anneli Tõugias männist sel aastal Eestis mänginud täitsa hästi. Et me näeme, on isegi Hispaania Openi FPO sarjas võitud sel aastal juba. Anni Eesmaa Lätiga 19-1 esimesel ringil. Pole see aasta väga palju mänginud, aga poodiumi kohti on noppinud nii Järvelt kui ka Jõulumäelt. Kristi Unt, esimene ring on meil -1 ning ka jõudnud päris palju juba mängida, samamoodi Holsterpallis, Järvel, Pure Kõrvemaa, PDG liiga etapil isegi 3. koha saanud. Keiti Lätte, ilmselt paljule vaatajatele ei vaja tutvustamist, sel aastal Annikorus Openi võitnud ka kõik Eesti talvised meistrivõistlused Disc Golfis 2025 ning puhta töö teinud senimaani. Aga ilm oli suurepärane, 15 kraadi, tuult 16 kilomeetrit tunnis, kohati tundus seda oluliselt rohkem. Aga esimene korv ongi meil juba ees ning par 305 meetrit tuleb läbi saada sellest vahvast väravast. Võrreldes eelmiste aastatega, nagu mulle on räägitud, on korv liigutatud sügavale paremale ja osaliselt sellepärast ongi see korv ka osutunud naistele sellel turniiril kõige raskemaks. Ja tere tüdrukud, üks vise üle parri. Tere kõik pealtvaatajad, oleme siin Annikoru Disc Golfi pargis ja käimas on Kuulbet Eesti Disc Golfi Liidu karikasarja 3. etapp, teine võistlusring Annikorus. Jäänud on veel naiste liiderpool, 4 parimat naist. Avapäeva tulemus par -5, selle eest ilusad 982 reitingupunkti. Palume Niiolale, ei kellegi muu kui Anneli Tõugias männiste. Nii, nagu Jakka juba ütles, esimene päeva väga suurepärane ring. Ja vaatame, kuidas Anneli mängib seda esimest korvi. Nagu juba mainisime, par siin naistele on suurepärane tulemus. Opa! Oi, isegi linnukesele kiutus minema. Karjääri laineharjal olev par -1 Anni Eesmaa. Ja Anni ka väga ilus tagant käsi, vile minev. Kindlasti selle vahel tagant käega on raskem, aga ebareaalne. kuskile 13 meetri peale korvist. Samuti avapäeva tulemus par -1 Kristi Unt. See sai väikese puukiki sealt, kui ei kuulnud, aga vähemalt OVS-i. Olen mina platsis Disc Golfi mängima. Avapäeva tulemus par Keiti Tätte. Keitil see esimese päeva tulemus kindlasti ei ole see, mille järgi ta siia tuli, sest nagu mainisime vahetult enne seda etappi toimus ka Annikoru Open ja seal ta tegi puhta töö. Nii tundub väga kenasti, ilusti kasutab paremat äärt ja kindlasti mängib parri seda sealt. Ilus ring tulemas, naudime päeva. Aitäh! Nagu näeme, Annil oli ka seal vihmavari kaasas, et kes see hoolselt kuuleb aega krõvinat taustalt, et see on kaamerate peal olev kile. Et olid ka kaameramehed valmis selleks, et võib iga hetk ladistama hakata. Aga siit, nagu näeme, Keiti ja Kristi on täitsa kõrvuti ühe ruutmeetri sees. Ja siit Kristi ütlen, et tegi parema lähenemise.
Ja tuletame ka meelde, et kõik discgolfi sõbrad, kes käivad kalastamas, siis Bobo Fishing on see koht, kus kohast oled natukene kohustatud oma varustust ostma, sellepärast, et kui sulle meeldib discgolf ja meeldib kalastamine, siis Bobo Fishing on Eesti discgolfil ikka päris palju andnud. Et väga paljude mängijatele selja peal te neid tema logos, et näete seda kalakest, see ongi Bobo Fishing. Opadi! Sellise putiga alustab meil Anneli hoopis. Aga siit tuli parr. Mina magasin selle ühe viske maha nüüd. Et opa, nii madalaks ja natukene jäi. Nagu ütlesime, mängis see rada kõige raskemini ja siin näeme, miks see nii on. Et keskmiselt mängite siin üks vise üle parri, mis me teame, discgolfis on ikkagi päris palju. Ja siit kahjuks Keiti sinna keskmisse ilusti mängiski, kahjuks. Järgmine rada number 2, parr 3, 98 meetrit. Midagi ohtlikku fairway'l siin ei ole, peale puude tuleb tabada seda fairway'd, aga kindlasti pead valima ketta, mis tagantkäe viske puhul kindlasti feidib vasakule, kui sa oled paremakäeline ja tahad maanduda siia korvi juurde, seal me seda näeme ka ja seal on ka väikene saarekene, et kui liiga tugevalt viskad, siis on birdid saada ikkagi päris keeruline. Nii, tabab fairway'd väga kenasti, aga liiga sirge. See vise on liiga sirge, näeme siit läbi kaamera selja taha, et siin on fairway jääb sealt vaatest vasakule. Ja siit ka näeme teistpidi vaadet natukene. Ja see on natukene shangi moodi asi, aga puid seal metsas ei ole. Näeme, et Anni nendele ka valmistas palju rõõmu. See ongi discgolf, see on selle võlu ja valu vahest kahjuks. Aga jah, seal puid nagu ei olnud. Nii, see vist läheb liiga sees poolt, aga samamoodi ühtegi puud ei taba. Ja nüüd tabab puud siis, kui on vaja ja ongi pullika putt. Ja keskmiselt mängiti siin 3,2 ja saadi kokku 2 ringi peale 5 birdit ainult. Et arvestage siis sellega, et 5 birdit 2 ringi peale. See on ikka jube vähe. Opa, nii Keiti näitab musklit, viskab selle 100 meetrise raja 15 meetrit pikaks. Aga jah, nagu näeme siit, nagu rannida ei ole mõistlik ja Anni näitabki külma närvi. Ja enam-vähem samasuguse olukorras on meil siin Anneli. Õnneks on just hetkel märkan, et meil on 2 A-tähega eesnimel alustavat naisterahvast ja siin on 2 K-tähega. Ja väga ilus lähemine Keitit, et siit parre ära võtta. Et tegemist on ju liikaardiga, et keskmist tahaks ikkagi mängida igal korvil alla selle korvi keskmise. Opa, võtab ära selle. Ai. Et kes ei tea, siis kõrget korvi tulebki niimoodi mängida, et sa sihid sinna rohkem üles poole, sest seal on natukene alateadvus ja füüsika mängus ja nii lihtne birdi siit tuli 1-5, siis terve nädalavahetuse peale. Ja Anneli teeb turvaputti. See oli natukene selline flippav turvaputt, et siit ka järgmine turvaputt ja ilusti parrid kätte. Ja ongi see rada läbi. 3. korv, parr 3, 77 meetrit. Võiks arvata, et see on üks lihtsamaid korve, aga nii see ei ole. Raskustasemelt 11 ehk kerguselt. Et polegi midagi öelda, 3,4 keskmiselt ja birdid on siit võetud. Mitte hulgi,
aga on nähtud siin ka hästi suur numbri, siis rohkem kui 3 üle parri on siin isegi kellelgi õnnestunud saada, et ma ei hakka seda nime otsima, see ei oleks ilus, et kes tahab, see võib ise minna otsima, et seal pidi üks puuralli olema, võib-olla natukene OB-d, kas sellepärast, et meil on siin ka OB, millega peab arvestama. Nii, Anneli natukene oma juhtpositsioonid tagasi andnud. Keiti vaata seal väga keskendunud seda viset ja oi, kui hea puu, 2 korvi järjest juhtub meil kellelgi selline hea puukikk, mis lükkab ketta täpselt õiges suunas. Et kui see niimoodi lõpuni läheb, siis on ju päris äge. Nii, see vise vist ei õnnestunud päris nii, nagu mõeldud oli, aga sealt võiks ju saada korvi alla ikka vähemalt. Nii, nüüd näeme ka Keitit eeskätt viskamas, seda ilmselt väga tihti ei näe. Vähemalt jah, nii palju, kui olen mina teda mängimas näinud ja videopiltis näinud, siis ikkagist väga tarnadkäed dominantne mängija. Ja siit korvi alla siin midagi hullu ei ole vaja tegema hakata, samamoodi tegi Kristi hästi kiiresti. Ja nüüd ongi meil Anneli, kes on täitsa korjal. Kristi saab loa ära putata sealt, et mängu tempot natukene hoida, mis on ka alati väga kihvt vaade. Ja terve nädalavahetusel kogutasid siis 4 birdit ja see on üks nendest. Et see on kindlasti väga-väga tugev birdi ja väga palju viskeid võtab siit konkurentidelt sellega ära. Ja turvaputka Anni poolt. Et tundub, et naiste seas see turvaputt on ikkagist populaarne, mis on muidugi ka vahva. Korv number 4, par 3, 108 meetrit. Siin on, nagu näeme, OB dokid on meil paremal pool. Siin on ka drops on see väikene tiijalakene ja siit paremana minnes saabki OB ala otsa. Aga selle eest on siin jällegist väga palju puid. Et siin nagu korvi alla visata peab olema nii, nagu näeme, seal kellegi ketad seal korvi all on. Et tervitus nendele poiste, kes meid siit mööda lasid meil seda kaamerapilti teha. Ja oi, see kerib natukene palju, algus tundus väga hea, aga läks ikkagist üle. Et jõudu selles viskes kindlasti oli. Keskmiselt mängiti seda rada siis 3,8 ehk siis 0,8 viset üle parri. Nii nagu sealt keegi juba taustalt ütles, ilus. See tõesti oli väga ilus vise. No, väga meeldib Anni tehnika, et tundub väga-väga rahulik ja väga nii korratav, et kogu aeg tuleb sama liigutus, et see ongi see, mis diskosis oluline on. Aga jah, siit on natukene puhtam tehnika tulemas ja oi, kui siit tuleb ilus puhas ise ka. Ja oi, sinna üles platvormi peale, siit on isegi pikk birdi võimalus kuskile 20 meetri peale korvist. Ja nagu näeme, et see korv ikkagi mängib kõvasti üles mäge. Et sellega peab tiialaga arvestama, et sul ei ole 108 meetrit viset vaja, et sul on ligi 115 või isegi 120 meetrit vaja siin visata, et sinna korvi alla saada. Ja väga kennad lähenemised siit. Nii, see on isegi täitsa birdi võimalus ja oi. Andis võimaluse, et siin tulebki sellised võimalus anda lihtsalt, mitte nii nagu mina, kes minuga viimasel ajal koos on mänginud, see teab, mida ma räägin. Ai, see oli päris hea, ilus terav. See oli ikka väga enesekindlalt peale minek, et seda ongi hea näha. Nii, nagu nüüd näeme kedagi birdiputil enam ei ole, siis saame öelda, et nädalavahetusel jäi siin birdi arve avamata. Kahjuks.
et nagu ma ütlesin, mängib see 0,8 viset üle parri, mis on päris palju, mitte nii palju kui esimesel rajal. Ja nagu teame, et seal on mingi üksis üle parri, siis 400 on raskuselt 17. ja esimene oli 18. See on raske, korvid kohe täitsa alguses. Nii, 500, on üks hästi kihvt rada, mulle see väga meeldib. 95 meetrit, par 3, et tuleb tabada seda tunnelit siit. Droonil oli ka väikesed raskused selle tabamisega, aga nagu näeme, droonijuht oli ikkagist osav ja sai asja kontrolli alla. Siin on ka mando, millest tuleb paremalt mööda minna ja siis tuleb siia maandada see ketas. Et iseenesest väga lihtne loogiline vise, viskad tikksirged sinna ja lased tal loomulikult haiserdada kettal või siis feidida, ehk siis eesti keeles hajuda korvi poole, aga tuleb ka meeles pidada, et peale mandot on see maa-ala, kus see hajumise ruum on tegelikult päris väike, sest seal tulevad juba puud asjad ette, aga see kahjuks kukkus küll sinna kaameramehe juurde, aga kahjuks oli see mando, mis ehk siis mängis kohustuslikust rajapunktist valelt poolt. Ja kas siit näeme nüüd paremat sooritust, tundub, et läks õiget poolt ja oi. Isegi pikaks natukene ja ongi põrdiputil, mis on hästi vahva, sellepärast, et 500 oli raskustasemed 10 ning mängis 3,4 viset keskmiselt, mis on 0,4 viset üle parri ja see on kaunis vise, aga kahjuks liiga sirge. See on päris hea, aga ei, läks ikka valelt poolt, nii peal näitab graafika korvi alla. Aga kahjuks et dropzone'i minek nii Annelil siit esimesena ja siit ka Keiti teisena. Kes siis ei tea, kui on dropzone'i minek, siis visatakse sama järjekorrast nagu eelnevalt visati tiialad siis antud juhul, et Anneli viskas seal ennem kui Keiti ja siis samamoodi tegutsetakse dropzone'ist. Nii, siit on meil nüüd huvitav, ei lähe natukene enne korvi kukkus alla, et oli väga hea proov. Ja siit, kas siit tuleb põrdi? Ja tuli. Ja siit terve nädalavahetuse jooksul sai naised 4 põrdit ja siit nägimegi ühte, et see on puhas privileeg. Et kui põrdisid nii vähe tuleb ja siia kaamera ette juhtub, siis on alati hästi vägev. Nii. Ja siit ongi, mängiti enam-vähem see keskmine välja, mis siin oli, 3,4. Ja lähemegi nüüd hoopis par 6 kallale ehk 6. rada ja 299 meetrit. Hästi pikk rada, paremal pool on, nagu näeme, OB piir, vasakul pool on ka, aga see on natukene siia posti juurde, aga post mängib ka mandona. Siin on meil alles 80 meetrit läbitud, nüüd on alles 100 meetrit läbitud, need sildid on igavesti vägedad. Aga kui siia jõuad, siin on suur väli, et siit on nagu võimalusi palju, kuidas nagu läheneda selle korvile. Kui sa hästi oled visanud, siis teise viskega õnnestub siia kivijõnnikusse saada, milles me kohe lendame ja nüüd lendasime sellest üle ja siis me näeme, et ka ümber korvi on hästi palju OB-d, kõik see on OB-ga kaitsetud fairway ja korv ise on ka väga kihvti sellise poolsaare peal. Igavesti lahe rada ja saabki Krissi siit alustada, et siin panigi esimese viske siia 95 meetri peale. Ja 600 mängis meil keskmiselt 6,6 viset ja raskustasemel 15.
et raskeks teebki mitte see esimene osa, vaid just see korvi osa, et sealt on võimalik väga palju kettad sinna lompi visata. Nägin seda ka Annika Openil juhtus seal ja seal üks meesterahvas ka kalastas neid kettaid. Et ilmselt oli sinna oma ühe kaotanud ja siis ta nagu, et kui juba, siis üritas neid nii palju välja tõmmata, kui vähegi sai. Ja siit Anneli teeb ikkagi väga kauni tõmbe ja ilusti sinna poole puud, et sealt on natukene avaram vaade, et tegi ka sellise umbes 100-meetrise viske. Ja siit tundub väga kindlam peale vise olevat, et jah, sinna 85 ja 90 vahele. Noh, näeme siin Anneli on tegelikult natuke üle 80. Et siit teine vise ilusti platsi peale. Kaunis. Nii, mänguplaan toimib. Ja siit näeme, siit kuuleme isegi tuult. Et siin ka kindlasti avaratel radadel tuleb nüüd arvestada ka tuulega. Et see tuul võib väga palju pahandust teha ja see tuul oli tõesti tugev. Eks nende vihmahoogude ka see käib käsi käes, nagu me ju teame. Nagu näeme, Kristus 95 meetri peal tõesti oligi. Ja umbes sama palju viskas nüüd edasi. Ja Anneli on nüüd siin kõige kaugemale visanud. Ja taustal jälle kuuleme tuulepoissi, et siin isegi annab natuke aega, et tuulel vaibuda, et ketas kindlasti oma töö korralikult teeks. Kas ta läheb sinna puude vahele või saab sellest mööda, saab nendest enam-vähem mööda. Ja nagu näeme siin vasakul need kased, et need võivad ka väga palju mängu tulla. Nii nagu näeme, et Keiti üritab sinna kiviunniku juurde saada ja teeb seda suurepäraselt. Et esimesed 3 viset on tal tehtud väga hästi, sealt 4. korvi alla ja ongi pöördi. Nii, Kristi ka natukene mängib visuaalselt vähemalt selle OB piiriga, aga tegelikult OB mängus ei olnud. Nii, Anneli ka mängib selle suurepäraselt läbi. Ei, selleks natukene käest minema, sa tahad natukene laiemalt tulla ja see ongi kahjuks OB-s. Nagu ütlesime, terve see fairway lame ala on mängus ja kõik kallakud, kõik on kohe OB-s, sest siin on, nagu näeme, et palju vett ja seal ka paremal pool on vett. Et kes ise ei ole käinud, et tõesti seal paremal pool on ka tiik ja selle sõi tuul alla ja selline skip ja kivi ei päästnud ja see ketas vaikselt upub seal. Titanica muusika oleks siin praegu paslik, aga kahjuks OB Keitile ja nii, vaatame. Ja, päris kenasti sai putile pin high, aga natukene korvist eemal. Annin siin päris hea positsioonil, kui siit nüüd pahandust juhtub ka samamoodi nagu kõik ei päästab vist ära. Kivid on ka sellise väga erineva suurusega, et väga oluline, millisele kivile sa pihta saad. Ja see oli siis parri pääste, kui ma ei eksi. Ja siit on pöördi jutt. See kahjuks siin mõtles tuulega ilmselt natukene üle, mis me näeme, siin oli 2 päeva peale 5 pöördit ja meil on siin, me ei eksi, ainult 1 pöördiputt veel olemas, see peaks olema parriputt, mis kahjuks läheb mööda. Nii, see ongi meil see pöördiputt. Seal näeme chase kaardi. Seal olid sellised tuttavad nimed nagu kindlasti Kaidi Alsalu, Marie Kielas ja isegi mäletagi seal veel, seal oli veel 2 naisterahvast loomulikult. Kahjuks see pöördiputt ei tulnud, et siin me seda ühte nendest 5 pöördist ei näinud. Keitil on putt natukene kehva, seal oli seal tuulisel pühapäeval. Et oleme juba näinud, et päris mingist mitu korda mööda viskamas, putimas, vabandust. Aga Annile kena parr
nagu me ütlesime, keskmiselt mängite siin 6,6, see tähendab, et liidkaardis 6 visatasime ka täiesti okei ja 2 peal ainult 5 põrdit, et põrdid on siin rasked tulema. Just Keiti meile selle näitas, miks need rasked on, et tuul saab selle kette kätte ja lähebki sealt hullu skipiga ja ongi läinud. Rada number 7 jälle läbi värava, par 4, 156 meetrit. Et nagu näeme, siin vasakul on ka tiik, et kui ise väga ebaõnnestub, siis võib seal tiigis olla. Ja par 4, viskad siia platsi peale, siis viskad siia korvi alla. Et kui sa platsi peal oled, siis pead arvestama nende puudega, muude midagi ja greenil pead arvestama ka selle künkaga, et sealt võib rollida see päris palju. Nii, siit korra küse Ainilt, võib-olla sa ei taha nii väga seal vasakul olla, et minule tundub, et kas täiesti keskele või natukene paremale võiks see rada paremini lahti avaneda. Et sealt vasakult pigem on sellised üksikud maandumiskohad, kus võiks ainult hea olla. Aga tuletame meelde, et kui sul on oma ettevõte või mingi asi, mida sa tahad reklaamida, siis saad ka oma logo nendele videole sisse, kui liitud Patreoniga, vastava paketiga ning ongi upsti järgmisel videol sinu logo juba siin olemas. Natukene võrnas, nagu näeme, tuul juba mängib selle kettega. Aga sealt võib isegi olla täpselt selles ühes tunnelis, kus sa võiks hea mugav olla. Ja nad tervitused ka Baltic House OÜ-le, et kindlasti aitab see raja hooldust lihtsamaks teha, kui firmad neid reklaame nendele kohtadesse ostavad. Ei ole kahju ka seda reklaami näidata. Nii, puukikiga, aga seal võiks putil olla meil. Et nagu siit näeme, et siit on tõesti nagu täitsa vaba, selle ühe puuga pead arvestama, aga Keiti viskab ilusti madalalt, et see puu ei olnud kordagi mängus. Hopsti, Anneli sai ka ilusti sinna künka peale. Ja see on vist natukene... Oi, ja kahjuks jah, näemegi seda rollimist, millest ei räägitud. Ja Annelil vaatab, et liidri positsioon on üsna kindel, et ei ole mõtet ise ära kinkida. Kristi oli ka hästi pikal putil, nagu nägime ka, ta eksis sealt. Tähendab, andis väga hea võimaluse, aga kahjuks tabas alarauda. Ja siin lipu pealt juba näeme, kui tugev tuul siin tegelikult on. Ja oi, kui hea puut see on. See on siis 7. korv. Kokku oli siin 2 päeva peale 3 põrdit. Ja me nägime praegu seda ühte. Hurraa! See on tõesti vägev. Nii, aga võib-olla see ei ole veel kõik. Meil on Keiti ka siin põrdiputil täitsa. Ja selle sai tuul küll kenasti kätte. Nagu nägime, see lipp isegi päästis selle puti praegu. Et jah, see on tuule käes putimine. Oi, see nagu näeme, lipp isegi mängib. Ja järgmine rada on ka meil täitsa tuule käes. Ja peale seda isegi järgmised 200, aga 8. korv kõigepealt par 4, 182 meetrit. Meil on ka siin OB, meil on muidugi vasakul, kus on see, me näeme seal väikest tiiki. On ka otse meil seal mõõda metsa äärt läheb OB, aga see on pigem selle jaoks, et lihtsustada mängijatele, et niigi raske korv, et toome metsast välja. Aga samamoodi see suur tipp on meil Mando, sellest tuleb minna panemalt. Mando on siis kohustuslik raja läbimise punkt ning korv ise on peidetud siia metsa ääre peale või metsatuka sisse, et võib ka lähenemisega juhtuda huvitavaid asju, võib putimistega juhtuda huvitavaid asju. Ja siin näeme
Keiti mõõdab tuult, et viskamisel on tuul paremalt vasakule, ehk siis tugev küljetuul, et see on kindlasti rohkem kui 16 kilomeetrit tunnis, mis siin puhangoti oli. Mis tähendab seda, et sa pead oma ketta võimalikult flatlilt viskama, sest vastasel juhul see tuul kas surub selle ketta maha või lükkab selle ketta minema. Et distantsi igastest sa sedasi ei saa siin rajal, tuleb visata flatilt, ehk siis võimalikult lamedalt maapinnaga või siis tuulesuunaga, kuidas iganes seda vaadata soovime. Nii, siin tundub, nagu näeme, tuul tõstis seda ketas korralikult, aga see on täitsa okei koht, võib-olla natukene on Mando taga peidus, aga siin tuul ilmselt lõpus natuke rohkem lükkas kui vaja. Ja Kristi, oota, mina see puhang läbi saab, et mul ka kõrvad juba õrnad valusad sellest hullust puhumisest, aga midagi ei ole teha. Nii, tundub, et see ootamine tasus ennast ära, tuleb väga ilus ise. Super, lihtsalt super, ei ole nii palju distantsi kui Annelil, aga see-eest on teekorvini täiesti avatud. Siin on hääle järgi ütleks, et siin on lausa 36 kilomeetrit tunnis tuul, mitte 16 kilomeetrit tunnis. Aga ei ole hullu mängima. Peab ikkagist ja tingimused on kõigil samad. Ja Keitil ka väga otseks läheb see ise ja tuleb seal kuskil alla. Ja siin ta ongi, et ilmselt seal tuul lõpus natukene aitas teda. Või selline jutumärkides. Ja tagant käe üle minevat läheb küll ilusti korvi suunas, aga kas ka piisavalt ei vaju varem ära, ei tabaga ühtegi puud ja lähebki teisele poole puu salu siis. Ai. Kas jäi seifiid? Tundubki nii. Kontrollime kiiresti skoorkaarti. 800 ja nii on, OB-d ei märgitud, ei läinud OB-sse, aga 800 samamoodi nagu eelmisel rajal näitas terve nädalavahetusel ainult 3 birdit, see läks päris pikaks, see läks täitsa teises suunas, aga jah, et nädalavahetusel olid kehvad mängimise tingimused, seda enam on Anneli esimese ringi -5 muljet avaldav. See jäi natukene kitsaks, aga proovis, oleks võib-olla natuke rohkem nurka panema, siis oleks päris hea, et siit võiks ju lihtne lähenemine olla. Ja seda see ikka on. Jah, nüüd näeme, kus on Kristi ikka päris kaugel, ei kellegi maal, et siit pead lihtsalt proovima kuidagi siit puude vahelt läbi saada, päris läbi ei saa, et jääb ikkagi 6-7 meetrit. Et seda parem oli Anni lähenemine, et see võtab siit palju rahulikumalt oma selle skoori ära. Ja Keitil ka sealt mitte midagi teha ei olnud ja pead leppima sellega, et lihtsalt proovid selle korvile võimalikult lähemale saada. Nii. Ja see oli vist parriputt Kristil, kui me ei eksi, mis nüüd mööda läks. Keskmiselt mängiti seda rada siis 4,4 ehk siis 0,4 üle parri ja raskustasemelt 13. Et nagu ütlesime, see esimesed 9 korvi on natukene raskemad, vähemalt statistiliselt. Aga see ilmselt on, kuidas kellelegi see turbomutt on päris huvitav, et ta nagu päris turbosse ei lähe, aga läheb selline flip turbo või, kuidas seda on nagu nimetada. Ja paneb selle kettaga enda suunas pöörnema. Aga korv number 9 ja esimesed 9 ongi peaaegu läbi. Par 5, 190 meetrit, nagu näeme, panemal on meil väga lähedal kohe OB. See on hästi pikalt siin, vasakult hakkab ka siit OB tulema ja tekitavad sellise pudeli kaela efekti siin, täpselt selle koha peal siin. Esimesed visked võiksidki kuskile siia tulla, kui väga hästi visata ja
siin on ka, näeme liivakastid, need on hasardid, et need on ka kindlasti mängus, et siit apsti lähme üle ja näemegi, et kui peidus see korv tegelikult on. Aga kui on vaja kettaid, Tuule Discgolf, et selline väiksem Eesti e-pood, et ei ole nagu tegemist suurettevõtjaga, et toetame ka Eesti väikeseid ettevõtteid. Kui kellegi jaoks see oluline on, siis samamoodi Tuulega koostöös me teeme ka need, kuidas need kettad lendavad, videosid. Ei, aga see tuul oli sel hetkel nagu vasakult paremale ja vastu üldse. Ja lõpp nagu läks üks. Tüdrukud räägivadki tuulest hetkel. Tuul, siin on natukene väikene ülemõtlemine ja kui see tagasi ei tule, siis see on kahjuks OB. Kas tõesti tuli tagasi? Ja mõnel, minu meelest ei tulnud. Ja siin võib väikese editori vimkaga olla. Ei, see kerib liiga selle puu suunas ja nii ongi. Mõned õied ka seal maha, et kahju. Et igast jah, need Tuule Discgolfiga neid videosid teeme. Saate näha, kuidas need kettad lendavad ühe keskpärase mängija käes aeg-ajalt. Kutsume ka profimaid viskajaid. Ja siin näemegi Keiti teeb OB, nii see on. Kutsume profimaid viskajaid ning saate sealt sooduskoodi, millega seda ketast endale soetada. Ning Patreon siis ka ühe eksemplari välja alati loosime. Näiteks Patreonis oli meil ka uuesti küsitlus, et hakkasime uut seti välja mõtlema siin, mille ketta lendu kontrollida, kuidas need lendavad. Siis tegime küsitluse, saime seal väga palju huvitavaid vastuseid, et 2 ketast ma sealt valisin ühte, üks ketast pakkus mulle endale suurt huvi ja 2 ketast ka sealt arvamuste seast võtsime, et see on väike kutse, tulge liituge ka meie Patreoniga, saate ka osaleda nende aruteludel. Jah, nüüd see me näeme, et Keiti on kahjuks 2 korda OV-s ja igaks juhuks mõõdab ka distantsi ära, et siit sellest viskest ikkagi absoluutne maksimum võtta. Ja ei saanud aru hetkel, kuhu maandus. Minu kadus silmast ära sinna. Tundub, et sinna puude alla jäi. Nii, Anneliselt siit on 3. ise, et kui see õnnestub, siis on põrdiputil. On põrdiputil, aga selle tuulega on see kindlasti ääretult keeruline. Anni on väga kiire viskaja ja seda näeme siin korduvalt, kus kaamera on paigas ja juba tulistab. Aga 900 kokku oli siin 7 põrdit, mis on muljetamada. Keskmiselt visati 5,1, et on pigem selline lihtsamapoolne korv. Aga kindlasti ka naistele väga võimalik siin ka iiglit püüda, et ma usun, et paari korral kindlasti oldi iigli proovisin Annelil. Kahjuks see põrdi hetkel korjamata, et jääb see ring tal front 9 hetkel siis -5 peale, ehk siis tasa hetkel see ring, tuul nagu tundus kadus ära, aga see võttis küll väga ruttu midagi sinna kett alla. Samamoodi siin. Et kõik, kes vaatavad, et nii kehvasti putivad, siis tuletada meelde, et ka väga tuuline. Näe, tuuline vaikne hetk ja ilusti kümpasse. Ja väga ilus põrdi siis Annilt, mis on üks siis terve nädal juba 7. Apsti. Ja Anneli peaks ka siit
täitsa parri ja nii ongi. Et mängiti täitsa okei, Ketil kahjuks natukene läks lappama 2 OB-d, seda võivad teha. Aga sellega ongi esimesed 9 läbi ja ma loodan, et teile meeldis. Loodan, et tulete ka vaatama tagumist 9 ja mina suundungi kohe sinna. Tšau, tšau, tšau!